Armsad kuulajad ja vaatajad, 26. veebruaril kell 20.00 on tulemas järjekordne põnev ja teadmisi täis otse-eeter, kus rahvusvaheliselt tuntud Ukraina Tehnoloogiliste Teaduste Akadeemia akadeemik, teadlane, filosoofiateaduste doktor, psühholoog, parapsühholoog, teadvuse anomaalsete võimaluste uurija Natalja Rodina selgitab vaatajatele meie reaalsuse kujunemise peensusi. Selle otse-eetri sisu on järgmine. Lähiajal toimub taevas erakordne nähtus, 6 planeedi paraad: Merkuur, Veenus, Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun. Need planeedid paiknevad taevas nii, et moodustavad kaarduva joone ning asuvad mitmes erinevas tähtkujus. Täpsemalt, Lääne horisondi lähedal kalade tähtkujus asuvad Merkuur, Saturn ja Neptuun. Veenus paikneb veevalaja tähtkujus, kõrgemal edela suunas sõnni tähtkujus ja Plejaadide täheparve lähedal on Uraan. Kagusuunas kaksikute tähtkujus asub Jupiter. Vaatlejatele jääb mulje, nagu planeedid oleksid ühele joonele rivistunud. Tegemist on harutlase astronoomilise nähtusega, kus mitu planeeti on taevas samal ajal nähtavad ja paiknevad ligikaudu samas suunas. Kuid see, mida on võimalik oma silmaga näha, on vaid väike osa sellest ainulaadsest sündmusest. Praegu rohkem kui kunagi varem kujundavad kosmilised energiat intensiivselt planeedi ümber uusi info ja energiavälju, avades uue eluajastu sündmusi. Ning nii võimas kosmiline sündmus avab 28. kuupäeval uue tugeva energiavoogude portaali, mis toob meieni teavet uue ajastu ülesehitamisest planeedil Maa. Selles saates aitab Natalja Rodina kanali vaatajatele mõista selle tähtsa sündmuse tähendust, avab saladused nende energiavoogudega õigeks koostoimeks ja nende kasutamiseks ning kummutab paljud müüdid, mis selle sündmusega seoses inimest hirmutavad. Armsad kuulajad, otse-eetrit vene keeles on võimalik vaadata ja kuulata juurde lisatud lingilt ning eesti keeles on võimalik kuulata ainult sünkroontõlkena Zoomis, vaadates hääletult otse-eetrit. Otse-eetri link ja eestikeelne sünkroontõlke link on lisatud kõige algusesse. Tõlget ei lindistata. Meeldivad jälgimist, kuulamist ja kaasamõtlemist. Kohtumiseni Zoomis.